Seda saab mõlemad kasutada. Kennil või? Ken on 4. Aga Ken on pläitu ka. Täitsa nagu 60. Aga need, kes temast ees on, see on veel rohkem 60. Et kui Ken oleks natukene, alguses Ken kukkus ka mingi paar korda. Kukkus mingi mitu korda vist. Kui ta poleks võib-olla kukkunud, siis ta oleks 3. äkki, aga praegu on ta 4. 5 on kokku, nii et on 5 kokku. 6 on kokku. Mitmest ennast kiirem juba. Hoitis asendit, värkis ärki. Ei ole väsinud midagi, ma vanemasin ennast, ei olegi väsinud. Ta nüüd hakkab panemale. Pikad siirged ja siis keerab enam kuskile metsa vahele pimedaks, et otse paned, siis on taha. Ma paikusel panin peaaegu otse välja sellest, et ka teisena võtsin stardi ära, siis läksin sellest ennast mööda, mõtlesin, nüüd panen täiega vaata. Nii kui tast mööda sain, vaatasin, et rada keerab ära täiega, siis kuidagi istusin paagi peale ja tarkis, et piduratasin niimoodi, et läks käis. Starter oli täitsa puru pealt. Pole keskust, pole kunagi hetsi. Eile vaatasin ka YouTube video siin. Videos tundus hullem natuke. Jah. Ma arvan, läheb. Käsi on see tankimine, äkki peaks tankima? Ma ei tea. Ma sõidan kustu ennast niikuinii, siis on võib-olla parem, kui ma tangin ja natuke kukkan, ma ei tea. Kui me oleks seal kukkunud enne mängid? Siis võib olla lõpuks 3. olnud äkki. Sa kukkusid 1 korra, mitu korda? 2 korda. Ma kukkusin, see läks mööda. Ma kukkusin uuesti ja ma mõtlesin, et teha midagi, et ei saa, et ma jäkan pushima ka. Või no ma pushisin, aga mitte teda kätte saada. Rada oli jokk või? Isegi oli okei. Veel on sile nagu. Aga need lained on. Ja mõnes kurvis on sees on mingid siuksed augud. Mis kell on? 11.15. 15 minuti pärast tehakse mul... Oota, 15 minuti pärast. Midagi 15 minuti pärast juhtub igal juhul. Oota, kuita, kas ma peaks rääkima midagi, mis meid ees ka ootab või milleks me filmime praegu või? No tegelikult... 3. koht 85. Meil on plaanid siin mingi suke YouTube'i saade. Aga kuna mina ega Alari kumbki vippega midagi ei viska, siis me hakkame tegema igast erinevaid asju ja üks sellest siis on äkki ka see mingi võistluste kokkuvõttega. Eks me vaatame, kas kedagi huvitab sellest. Keda peaks huvitama, kuidas mina siin võistlusel sõidan. Hobby Rider number 247. Et võib-olla lihtsalt mingeid ägedaid klippe saada siit ja siis paneme need sinna kuskile poogime sisse videosse ja
ja 85 masinaklassi võitja, täna absoluutarvestuses esimene mees, Kohver Racing esindaja Sten, Kevin Toomela, kellele soojad, kellele külmad joogid, kindlasti suppi, kindlasti praadi. See oli nii raske lihtsalt. Esimene ring filmisid ka või? Meistrivõistluste sõidus sõidab ka 40+. See hetk pani käima, kui seda juba maad olid. Saatsin enne seda tuli mingid tüübid. Käima vaatasin kohe valet, pani kinni, siis tulid sina kohe nagu üle selle. Vaatasin uuesti, aga siis olid juba nagu külm. Muidu oli täpselt objektiivisse. Ma panin jah selle nagu üle alla pikaks ja kukkusin niimoodi, et nagu esiots kodus lihtsalt kuskile maa alla ära ja siis lihtsalt viskaski nagu üle nipli. Juba ennem oli veits oli risti see. Õus või? Maandus kuidagi niimoodi pool külge ees ja siis keeras. Seal lõpus oli vist mingi väike kikker, ta viskas mul jalad lahti ja siis mul olid siit hoidsin kinni, aga jalad olid raudade pealt õhus nagu. Ja siis kukkusid ja siis nagu omakorda veel, panid matsu sinna jalaraudade peale. Ja siis panid kuidagi, siis oli hing jumala kinni. Ja praegu ka nagu aukudes sõidad läbi, siis tunned mingid roidid valutavad, vaata. Prillikile, see link läks kohe katki seal samas ja siis panin veel külili ja siis peale boksi siis läks sõiduks juba enam vähem, aga mõtlesin küll, et panen veel edasi, panen pool tundi veel, aga siis mõtlesin, ma ei hakka midagi siin lõhkuma, mille jaoks. Esimene kuru ka kohe, Remi tuli pani niimoodi küljem, et lihtsalt, ma ei tea, pani ukse kinni või rammis või midagi. Olin ka rajalt väljas. Nii palju juhtus esimene ring kohe, et
käed liivased ja lint katki ja hops koos ja käsi täis ja ma mõtlesin, et tuleb poole pealt maha, siis mõtlesin, et ai, ma ei hakka muidu seda peksa veel pärast boksis. Pind oli hea, ei olnud. Liivas nagu käis läbi räigelt. Nagu esiotsa oli pehme, aga metsas nagu katus seal. Samas põhjad ei ole käinud, nii et ju siis oli hea tegelikult. Võistlusel on seda väga ja vägagi korralikult väljas, aga siis ainult paljudele ja paljudele rohkematele, nii et tulge kindlasti ka sinna takkupoole kohale. See kuidagi ei tundu nii oluline, praegu oleks tahtnud, et see seis oleks. Siis näha juba järgmisel pühapäeval. No raske oli ka. Supikross, nii et kui kellegi nagu kui tuled Paikuselt või Rannust tuled siia, siis see on ikka rohkem krossi moodi, seal on nagu siuke tiksumine vaata.